Tallinn, 10. juuli 1987. Etendustega Kalevi spordihallis on Estonia teatri hooaeg lõppenud. Ees on reis Soome, Savonlinna ooperifestivalile. Seepärast ka nii pidulik ja rõõmus teele saatmine. Savonlinna sõitev loominguline kollektiiv, tere päevast teile kõigile. Meie sõitu annavad edasi ETA TASSi korrespondent seltsimees Tarkpea fotokorrespondendina. Tallinn filmist seltsimehed Sööt ja Elling. Ühe meeskonnana ja seda meeskonna tunnet ongi meil tarvis... Nii palju ütelda kollektiivile, et praegu on niisugune võimalus, hea võimalus teil otsida endale sõpru. Üks ühine hing siin nüüd on ja sellest peab tulema üks vägev lugu. Te olete tõepoolest Nõukogude Eesti muusikakultuuri dessant ja ma olen kindel, et te selle dessandi võidate. Palju edu teile! Nädala pärast oleme teel. Vahepeal on lahenenud Tallinn filmi varustusprobleemid, kõik edaspidine on nüüd värvifilmil. Niisiis, Tallinn, Helsingi, Savonlinna. Euroopas peetakse igal aastal üle 40 muusikafestivali. Savonlinna oma on üks neist vanemaid, 1912. aastast. Kuupikkune programm hõlmab paljusid žanre. Siia mahub nii Count Basie orkester Ühendriikidest kui ka Lepti Chanteurs Monacost. Ooperietendused on soomlastelt endilt. Estonia on esimene ja seni ka ainus külalisteater. Savonlinna on Viljandi suurune linn, 3 tunni tee Helsingist. Savonlinnat mainitakse ürikutes esmakordselt 1323. aastal. Vana aja hõngu on aga linnas vähe. Meile näib ta rohkem suvitus- ja turismilinnana. Siit käib läbi ka umbes 100 000 festivali külalist aastas. Linna sümboliks on Olavindlinna, valmis ehitatud aastal 1475, Viiburi linnapealiku Erik Akseli poja ajal. See kindlus jääb 2 nädalaks meie teatri esinemispaigaks. Tasem laval! Eeri, võtame palun sealt tagasi, kui juba katkes volli kutsunud, näe arga lindu. Sina pead ütlema viimase protsendigi üles siia. Meie samuti surnud Ervini varmina alati, me oleme kuskil auga ümber.
yli 7. 15 yli 7. Ettehän joudu siihen ihmismassaan. Juu. On 16-18 ja pool tundi enne seda alusti laulmine. Siis minul on küsimus, et on Mitte keskel, pool, mis vaid kell tuleb. Aga tähendab, pool oleks vaja bussi. Pool on bussi ja veerand tulema välja. Meie võime Pillega nüüd ära minna, kui Yksi asia, että Osmo, torstaina kello 16-18 on nyt tämä Maalerin ylimääräinen harjoitus. Silloin linna on myöskin rauhoitettava. Kello 11 ei ole harjoitusta. Sõidame mõnikümmend kilomeetrit linnast välja. Riikliku akadeemilise meeskoori ja teatri sümfooniaorkestri ühiskontserdile. Kerimäki kirik on väidetavalt maailma suurim puukirik. Küllap see nii ongi. Kuulama mahub siia üle 3000 inimese. Täna kantakse ette Šostakovitši 13. sümfoonia. Solist Teo Maiste. See on Retrett, mäekaljusse raiutud kultuurikeskus, kunstinäituste ja suure kontserdisaaliga. Sees on aga meie kaamerate jaoks liiga pime. Ei saanud filmida Hortus muusikust ega balletti, ainult Kalle Randalut ja sedagi proovi ajal. Arne Mikk, Estonia teatri peanäitejuht. Kaks meie külalist. Savonlinnast on Antonietta Toini Tamperest ja Aarne Viisimaa Stockholmist, kes laulsid Estonias siis, kui mina sündisin umbes. See on pooled sajandid tagasi ja ennem. Ja mõlemile vist oleks üks küsimus, et kuidas siis läks eilne etendus ja kas teil on meeles veel oma esimest Estonias? Antonietta, muistat sä vielä näitä aikoja sitten, kun sä olet laulamassa Carmenia ja Aida? Kyllä minä muistan ne, mutta minä en muista oikein niitä ihmisiä siellä. Mutta minä muistan semmoisen kummallisen tunteen, niin kuin mä olisin ollut kotimaassa. Joo. Se ei ollut vierasmaa, jos sinä olin. Ja Arne, okay. Sinä jo oletko laulut Carmensissa kaasa kunagi? Joo, mä olen Carmens laulunut ja mind huvitas eriti just sellised osad, kus oli mängu palju ja kus oli dramatismi. Meie oleme nii nagu ühe vundamendi loojad omal ajal olnud, aga nüüd siis õieti Estonia ehitab sellele vundamendile, millele meie oleme ilusa aluse pannud. Ja ma kasutan juhust siin, et ütelda, me mõtleme kogu südamega oma kodumaale, mis on siiski ilusam meie mõtetes ja meie südames kui kogu maailma. Ja minu südamlik tervitus kodumaa inimestele ja kodumaa loodusele, tema suvele, talvele ja Estonia teatrile.
Publikule meie etendused meeldivad. Raske on öeldagi, keda Hovantsinas eelistatakse, kas Maistet Teensalut või Nesterenkot Arhipovat. Lavastaja Boris Pokrovski ja dirigent Erik Lass. Teatri kombe kohaselt kuulub dirigendi higi näinud särk nüüd Hovantsina lavastajale. No, täna on viimane etendus ja tahaks loota, et ega see ei ole halvemi kui eelmised, sest õnneks on kõik etendust olnud välja müüdud ja kuigi mõnel päeval oli natukene külm seal kivimüüride vahel, siiski kõik on olnud terved ja püüdnud anda oma parima. No, Hovantsina oli neile tõeline suur üllatus ja kui enne seda oli siin mõned mehed kirjutanud, et miks sellist teost üldse siia kaasa tuuakse ja keda see võib huvitada, siis vastupidi, nüüd kõik leidsid, see oli suur avastus Soomemaale ja ma tahangi öelda, et tore, et ühe kirjutuse pealkiri oli professor Pokrovski Estonia teatri ühine suurvõit. Carmen võeti publikult hästi vastu, kriitikud norisid mõned, et see on liiga vanamoodne ja mitte mingist uusi lahendusi pakku. Ja ma arvan, et kui ma koju tagasi lähen, ma selles koduvariandis teen tõesti mitmeid muudatusi ja täpsustusi, aga nii kuidas ta läks, nii läks, ega enam tagasi võtta siin ei saa midagi. Я думаю, что это неоспоримая большая победа эстонского театра, эстонской музыки и эстонской музыкально-театральной культуры. Это совершенно очевидно. Но надо было посмотреть на публику, надо было послушать их оценки, их овации. Kas kavatsete veel Estonias midagi lavastada? Ну, это зависит от многих обстоятельств. От программы театра, от моих возможностей. Но, во всяком случае, я думаю, что я не навру, если эстонцы хотят со мной встретиться, но я твердо могу сказать, что я хочу с ними еще раз встретиться. Здорово, мы сейчас фиксировали ваши обещания на пленку и это. Ja, natürlich, aber tämä on hieno paikka ja hieno hetki, me toivotaan viihdyttä täällä. Millega siis tuleb alustada kõigepealt saunaga? Savonlinna muusikapidustused hakkavad lõppema. Estonia ja Savonlinna ooperifestivali koor, RAM, kohalik postekoor Cantores Minores ning Soome raadiosümfooniaorkester Leif Segerstammi juhatusel esitavad Mahleri 8. sümfoonia. Ühe solistina Mati Palm.
hommikul kell 12:30 selle Georg otsa peale ja kell 11. Kuule, see on sinu paas või? See andis mulle siin kasu. Kuule, Pokrovski ütles, et see oli teatri jaoks nagu... Mis on siin? Pokrovski ütles, et teatri jaoks oli see Savonlinna nagu suur edu. Kuidas sina sellesse suhtud? Minu arvates vähemalt see oli üks kõige kaalukam ja kõige tähtsam sõit, mis seal on. Sest et ega üle 400 inimese sõit siia ei olnud lihtne ja ma olen kõige rohkem nagu haarates sellest, et milline õige vaim meil siiski valitses siin. Ja kuidas võtsid ennast kokku koor ja orkester ja solistid, millise andumusega ja kirega tehti seda tööd. Loss ise on ka üks suurepärane instrument. Kui mõelda, kui palju toredat me võiksime kodus Eestis teha näiteks Haapsalus või Rakveres, rääkimata Pirita kloostris. Asi ei ole ju mitte ainult laulmises või esinemises juhatamises, vaid pool asja on reisi organiseerimine, reisi tegemine. Ja minu arvates see on üks tähtsamaid punkte ja selle üle ma olen võib-olla üks eriti õnnelik, et see asi teoks sai. Peamine on siiski, kui see kõik õnnestub ja sest et kui üks nässu läinud esinemine lõpetab kõik võimaliku tuleviku perspektiivi ära. Aga teatril on ees väga kaalukas ja väga tähtis reis järgmise aasta aprillis Pariisi. Läheme esitama Boris Godunovi Pariisi ja ma arvan, et see kunagi utoopiana tunduv mõte saab ka teoks. Ja ongi Savonlinnas kõik. Suuremale osale estoonlastest on ees Kuopio ning Lahti, Lucia di Lammermoori ja galakontserditega. Ülejäänud lähevad laeva. Meiegi nende seas.